Täna räägime siis Kaupoga, lihtsa Eesti mehega, sutsu matkajuttu, kes võttis kätte ja jalutas Iklast Saeveskisse, Kellissaarde ja tuli Saeveskisse tagasi, et teha sauna. Kuidas saun oli? Soe. Kergmatkamisest juttu ei tee. Kui ma kodus kaalus, oli kõik oli mingi 27 midagi. Kõige parem valuvalis on loparaviin. Purgeen pidavat ka asja ära. Mina olen Kaupo. Ma just lõpetasin matka ja kõndisin Iklast Kellissaarde. Millega sa muidu tegeled? Muidu parandan lennukeid. Mis siis selle mõtte tekitas, et peaks maha jalutama, mis siis on mitu kilomeetrit? Vist oli 159. Põhjused on mitte. Ise kahtlustan keskea kriisi. Ja tegelikult ma lubasin endale selle aastavahet, nagu ikka aastavahetusel lubatakse lollakaid asju, lubasin endale Oanda Ikla läbi jalutada niimoodi jupitades. Siis praegu oli võimalus hea suur jupp ära teha. Mille pärast? Ma ei tea, enesele midagi tõestada või lihtsalt vaja natukene linnakärast eemale natukene sellist metsaelu teha. Nautida vaikust. Ja võib-olla ka testida ennast natukene. Ja kuidas sul läks? No ma olen siin. Et no igatahes vägev elamus. Et minu jaoks selline esimene pikem soolomatk. Sellised päevased või ühe ööbimisega need justkui nagu ei loeks. Selle ajaga ei või isegi halb hakata. Muidugi see loodusrütm ja kõik muuta. Ja just. Kohe esimesest päevast ma seal rakendasin ka selle, et panin kohe omal äratuse 6 peale, et kohe saada see päiksetõusuga üles ja kehale väga sobis see. Praegu on ka täpselt see, et ma enam tean täpselt, mis kell ma pean vetsu minema. Räägi matkast. See on selline rännak või rohkem. Kõik on ju paganama pinnatud teed või kruusateed, et sealt maalt Kellissaarde võib väga täiesti vabalt rattaga tulla. Siin esimest korda sambalt ma tundsin, see on paar kilomeetrit enne Saeveski metsaranni. See oli jumala äge tunne, et midagi pinnas vetru. See oli päris vinge. Mis selles kruusas halba on? Kruusal ja kruusal on ka vahe. Kusjuures sul on olemas ilus kruus, kus kohas kivid on ära läinud ja siis on sul põhimõtteliselt hea sile pinnase tee, aga sellise tee puhul on sul see, et see teepinnad on kaldu ja siis sa pead vahepealt pooli vahetama, et sul jalad nagu liiga ühte rütmi ära ei läheks, et lihtsalt mingisugunegi vaheldus. See on sama nagu asfaltiga. Teine asi on see, et siis on sul kruusateed, kus on väiksed kivid. No nendega on okei, saapad kannatavad need ära, saad ühtlase pinna. Ja siis on mingid nõmedad kruusateed, kus kohas on väiksed kivid, suured kivid ja kus ei ole normaalselt sellist nagu teed. Vahepeal ma kõndisingi täiesti nahaalselt autotee keskel lihtsalt, sest tee ääred olid täiesti mõttetud. Iklast Kablisse, seal on nunnu, seal saab mõnedes kohtades vana baari ees istuda, see oli väike katusalune. Aga enamus sellised maantee rännakutel ma leidsin, et bussipeatus on jube head kohad, kus kohas nagu pause pidada. Siis teine päev oli kõige pikem, see tuli 32 kilt. See oli ka nagu emotsionaalselt kõige raskem. Siis oli täpselt see, et oleks sõbrad mingi saunaga vastu tulnud, siis oleks seal kotiga nurka visanud. Kui hakkas kubehõõrume ja villid tulid jalga, siis läks tuju ikka täitsa ära. Siis oli päeva lõpp ikka väga venis. On see, mis juhtub, kui saabas on natukene liiga väike. Siis edasi mõtlesin küll, et võtta rahulikult, jalutan Kilingi-Nõmme sinna külje alla, aga siis läks kõht tühjaks, tahtsin Siljankat saada ja kui ma juba Kilingi-Nõmme sisse lähen, siis ega see Kopratare ka ju nii kaugel ei ole. Sellega see esimene kaart läbi. Peale seda halba päeva, siis nagu hommikud tegid oma rutiinid ära, kohvid, hommikusöögid, pakkisin kotti ära kuidagi. Minu jaoks selle kotti pakkimine hakkab pihtama ka mis kotist. Mingi ajateenistuse lihasmälud sunnib kotti kokku panema, siis vaatasin, et tegelikult ei ole viga midagi, nüüd võiks juba täitsa jalutada. Aia Raejärve kaevuvesi oli päris rõve. Isegi filtreeritud kujul? Isegi filtreeritud kujul, see oli mingi aluseline või mingi selline. Kuidas sa matkal vett said? Üldjuhul kusagilt jõest. Paar lahedat kohta oli, et enne kui ma nüüd Ikla poolt tulin, siis Pertlimetsa lõkkekoha, enne seda oli silla peal oli jäetud ämber nööriga, et sa said nagu silla pealt ämbri vette visata ja sealt vee üles tõmmata, see oli päris vahva. Aga kas siis jõest RMK nendes keskustes on täitsa väljas kraani tulemas, et kus kohast sai nagu normaalselt puhastatud vett. Sest ma ise kandsin vett 2 liitrit ainult kaasas, et oleks võinud ju alati rohkem kanda, aga 2 liitrit tundus minu jaoks minu tarbimisele normaalne. Ja varusid sai täiendada? Ja varusid jällegi mul oli just see annab mulle selle võimaluse, et kui mul tõesti nagu väga kriitiline on, et ma saan kas lombistutana. Siis Kopratarest läbi Pertlimetsa Lätti.
seal Lätis oli nukker see, et seal ei olnud väga palju puid, kuhu külge nagu rippvoodit visata. Pidingi selle paganama sinise torni ja selle laua, jah. Laua vahele vaja ennast üle rippa tõmbama. Ja rippvoodi on Hennessy, mis on Explorer Deluxe, ma arvan. Kurat, seda enam mäletab, see on ka mul ikka mõnda aega olnud. Ja soojustus Bushman, mingi poolakate suletoode. Üli hea selles suhtes, et mul pidevalt olen võidelnud sellega, et mul rippvoodis on jahe ja ma olen kasutanud nagu Hennessy enda oma, olen kasutanud mingisugust neid lebomatte siin sees, aga kõik jätavad midagi soovajaka, siis sellega nüüd ma olen lõpuks enam-vähem vist leidnud selle, mis minule vähemalt sobib. See oli sul -2 või 12? -2 on see. Aga ei, see on väga hea. Esiteks, et on hea soojus nagu kaitsega, teiseks on see üli hästi mõnusalt pakib kokku, et ma saan seda nagu kotti suruda päris mõnusalt. Lehmad ühel pool, mingid karjuvad põrad teisel pool, väga loodusrikas koht on Soom. Ma arvan, et seal kusagil põdrad karjusid küll. See on ka vist kogu tee peale ma nägin vist kõige rohkem kitsi, ma nägin ka Sooma vahel, mingi 3 tükki vist. Lätist siis läbi Soomaal tegin ka väikse peatuse, läksin Oksataresse, mitte Oksa-Ait, aga sinna Oksa-Küüni. Ma mõtlesin, et äkki Küün on ägedam, aga sest Küün oli juba natuke edasi minna, vaata. Aga see Küün muidugi ka fantastiline, kõik see põrand oli linnu sitta täis. Siis mõtlesidki, et kuidas ma nüüd puhtaksin ja aga õnneks võtsin mõned heinad, sain nagu mingid puhtad kohad teha ja siis läks rippvoodisse kõik. Siis Oksast panime, kuradi sõbrad on jobud, tead, jah. Ja nad kuule sellise tempoga sõivad Saeveskisse välja. Jõudsingi, jah. Et ma Hüppassaarde sisse ei läinud, see Hüppassaare oleks teinud nagu sisse-tagasi 2 kilti. Et tundus minu jaoks mõtet olevat, nii et Oksast Saeveskisse 26 kilomeetrit, täitsa okei. Jõudsin pool 7 vist jõudsin kohale. Kirjutasin ka sõpradele, et ma jõudsin kohale, aga ei ole levi. Aga siis oli juba neljapäev vist või see olla? Jah. Ja siis, kuna mul oli siin mingisugune, kuidas öelda, kollektiiv ette tekitatud, väga hea supp oli, siis ma sain oma koti siia, et sain kiire Sutseka Kellissaarde karjal käia. Nüüd reedel, et saaks selle 3. kaardi ka nagu läbi käia. Ma ise olen enda üle päris uhke, et sain 200 RMK kaarti läbi tehtud. Et see selline matk viib ikka selline väärtushinnangud nagu hoopis nagu teise kohta. Mitu kilo sa seljakoti kaotasid, kui seljakoti ära viskasid? Kui ma kodus kaalusin koos vee ja muude asjadega, siis kõik oli mingi 27 midagi. 27 kilo. Ma usun, et praegu on mul kergem, kuna mul neid söök on otsas, jook on otsas. Ma tahaks arvata, et 24 peal. Ma tahaks arvata loota, võib-olla isegi kergem. Ma plaanisin ju tegelikult Lellesse jalutada. Üldse nagu Lellesse välja minna, aga siis ma tabasin ennast mõtleda, et pakk pekki, et mul ei jää enne tööpäeva üldse nagu aega puhata. Siis on hea ikka taastuda ka natukene, et siis tõmbasin natuke plaane vähemaks, aga ega see minu kaasa võetud varustust ei vähenda. Ega mingist hetkest vist ei olegi vahet? Mul oma väike varvas sai päris ära hõõrut sellest ja mul oli selle peale rohkem nagu vaja nagu mõelda, kui selle paganama koti peale, et see koti raskus ei, mõned kilod siia-sinna, see ei määra üldse mingit rolli seal enam. Seni kuni kott mugav on? Jah. Oma kaalu ütled ka või? See oli äkki mingi 118 või? Olin seal. Kodus, jah. Sinna veel riided otsa, sinna veel... Ma ei kanna liiga palju riideid. Mingi paar kilo tuleb ikka. Ehk siis koos kotiga mingi siukene ligi 150 kilo või? Midagi sellist, jah. Vaesed põlved. Nädala tööd. Räägi varustusest. Mis üle, mis puudu? Saapad. Ma lasin mul on väga head matkasaapad, aga ma lasin need kannad ära parandada, sest et nagu ikka kannapead lähevad katki, eks ole. Nad tegid seda, et panid sinna vägeva nahkriba sisse, aga tulemus on see, et nüüd matkasaabas, mis on okei 43 jalale, on okei 42 jalale. Mõlemad jala väikse varbad on mitte hävitatud, aga ikka on valu saanud. Et ma ütlen, kui selline valu on peal, siis keskendudki selle, et siis see koti kaal ei määra üldse mitte midagi enam. Mida sa järgmine kord teeksid saabastasuses? Prooviks uue saapaga, suurema saapaga.
ma ei julge võtta nagu liiga suurt saabast, sest et see tundub nagu jalale võõras, et see peab ikkagi mugav olema. Ma ei usu väga ka sellesse, et ma panen 2 kihti sokke, sest see mugava saapaga ei tohiks selliseid probleeme nagu tulla. Sest et see kõik sõltub ka raskusest, mis sa sinna peale paned, eks ole, et seal on nii palju nagu muutuvaid tegureid, et see väga raske on seda õiget kombinatsiooni, ma kujutan ette üles leida. Mis soovitusi see kõike said? Jah, ei no, vaata, sul on kott on raske ja see kõik hakkab siin alla suruma. Sa ei tea, mis temperatuuriga sa kõnnid. See välistemperatuur mõjutab sinu jala higistamist. Võta nüüd kinni, mis see õige on. Ma praegusel juhul ma oleks võib-olla pidanud rohkem õhukesi sokke kaasa võtma, aga mida mul kahjuks lihtsalt ei ole. Mis ma küll mõtlesin, on see, et sokkide puhul, et soojapidavus on võib-olla teisejärguline, hingavus on vist kõige tähtsam, et just, et kui sa jala välja võtad, et kui see sokk ise hingab, siis ta kuivab ka ise kiiremini, kui miskipärast tundub nagu, et mingi loogika seal on. Et mul mõned paarid nagu bambussokki olid kaasas, et pidavad hästi hingama ja hingasid. Aga kahjuks läksid need nii villiverega nii palju kokku, et ei tahtnud ise enam jalga panna. Mingi moraalitunnetus ikka ja säilis. Aga selles suhtes senikaua, kuni ma need nagu jalast ära võtsin, siis nad väga kähku küll, ma ei taha öelda, et nad ära kuivasid, aga nad nagu jahtusid tunduvalt kiiremini maha kui nagu paksu merino sokiga, mida ma nagu igapäevaselt kasutan. Sul ju vedas ilmaga ka meeletult. Ilmaga läks tõesti. Võisin põhimõtteliselt selle pika aluspesu väel nagu ringi jalutada. Hommikul ja õhtul siis, kui nagu päike ära kadus või päike metsa taga oli, siis oli ikka mingi asi peal. Siis paar päeva vihma, olin ostnud just mingi 12 euros vihmaülikonna, mõtlesin, et prooviks sellega ära. See vihmaülikonna jope. Ostaksid sa sellise uuesti? Sõltub milleks. Vihma kaitseks, matkale? Ma arvan, et seda ma saan täitsa, see jope on päris okei, ainuke asi, et see, mis mulle meeldis olid, siin olid taskud. Et kui ma peaksin mingi muu ponchoga käima, siis mul ei ole taskuid, kus kohas sihvkasi süüa, sest mulle meeldib sihvkasi süüa. Aga see andis sabavaid. See üks tasku oli selline. Selline. Tuli ära? Tuli ära, aga ta vihma pidas hästi ja mul ei olnud ülemäära palav selle sees. Et vihmaülikonna püksid. Tuulutusega? Tuulutusega, jah. Et natukene, mingi pausi ajal lihtsalt istusin koti peale maha ja aga ilmaennustus oli natukene dramaatilisem kui nagu päriselus. Et see, mis lubas nagu selline hull purgaa, siis oli tegelikult selline seenivihmast nõksa tugevam. Et ma oleks võinud rahulikult oma vihmaülikonna ära panemata ja hoida oma matkapüksid jalas, mis nagu kuivavad kiiremini ja mis oli mul ka vihmakaitsega üle tehtud. Lühidalt ma olin ka hullemaks valmis. Mis ma ise kõige rohkem kartsin on see, et kui need kotirihmad märjaks lähevad, et siis on nagu halb ja rõve olla, aga tegelikult õnneks ma harjusin sellega ära juba, et kandsingi põhimõtteliselt seda vihmaülikonna ülemist osa 2 või 3 päeva vist nagu järjest tegelikult, lihtsalt igaks juhuks, sest ilm oli selline kahtlev. Ja kotile nagu meeletult kaalus ka juurde jäänud, sest et hea kott. Varustusest veel, mis sul kõige väärtuslikumaks osutus, mida sa arvad, et sa teinekord võtaks rohkem, vähem? Väärtus, sul on reaalselt, ma võtsin kõik asjad, mis ma kaasa võtsin, kõik ma kasutasin nagu vähemalt korra. Mitte sellepärast, et neid korra ära kasutada, aga lihtsalt selleks, et mul lihtsalt oligi vaja. Näiteks õhkmadrats. Pisikene selline. Ei ole väga suur, ei ole väga raske. Aga võtsin selle jaoks kaasa, et juhuks, kui ma oskan ka ilmaennustust vaadata, et vaatasin, et kui tuleb mingi halb ilm ja ma satun kuhugi kas siia oksasse või kuhugi sinna koprataresse või laavu alla, et mul oleks mingisugune koht, et ma ei pea rippvoodit üles viskama, et ma saan minna kuiva katuse alla ja sealt välja tulla. Millega mul täiega vedas, sest et kuna 3. päeval hakkas vihma sadama, ma alustasin kopratarest, ma sain omal seal laavu all kohe ennast valmis panna, ma sain startida kuivana, nii et kogu mu varustus tegelikult seest jäi kuivaks. Et see oli nagu minu jaoks nagu väga oluline just, et ma oleks nagu kusagil vihma käes pidanud hakkama omal kotti uuesti kokku pakkima, süüa tegema, see oleks hommikul kohe sellise tuju maha tõmmanud, aga kuna ma sain oma tegemised seal laavu all ära tehtud, siis oli kõik fantastiline, et mul tuju säilis ja kõik läks nagu plaanipäraselt. Sõltuvalt nagu matkaplaanist siis, või kui mõni mingi laavu ööbimine on, siis ma isegi kaaluksin tõesti kas või selle ühe ööbimise jaoks võtta mingisugune madrats kaasa.
et ainult Pefletist ainult ei piisa. Kindlasti ja köögitarbed on vajalikud, hädavajalikud igal juhul. Sooja vett on vaja. Mille pärast mulle see väikene meeldib ongi see, et läheb väga kompaktseks kokku ja palju sa ikka jaksad seda keevat vett sisse ajada. Et ei koliseks. See läheb mul siia põhja, see läheb peale. Termos ma võib-olla jätaksin ära, sest et termost ma praegu kasutasin lihtsalt vee anumana. Praegusel nagu sooja ilmaga, mis praegu on 12 kraadi või midagi sellist on tundust. Idee termosest on alati hea, et ma saan võtta omale mingi sooja vee kaasa ja ei pea üldse selle asjaga, nagu selle köögiasjadega mässama, aga suur tükk rauda lihtsalt kaasas. Et see oleks võinud olemata jääda. Kusjuures saagiga ei kasutanud, nüüd tuli meelde. Sa võtaks järgmine kord? Ikka. Kirvest? Ei. Ma leian, et mul on vaja saagi ja mul on pussnuga vaja. Kõige lihtsam ehitusnuga. Ei pea midagi edevat olema. Ehitusnuga on mul pool elu nagu käes olnud. Ma tean seda tera, ma tean, kuidas seda käsitseda. See on üldjuhul alati üks ja sama. Ja üks asi, mida ma ei kasutanud, oli see parmu katel. See puidu, see metallkuubik. Biopõleti. Ja biopõleti, eks ole, just. Aga mul on eelmisel matkal oli mul seda vaja näiteks, et kui ma mingi ühepäevast matka sealt Oandust Kalmeõele jalutasin, siis Nõmme veskil vist oli. Et hommikul gaas ei töödanud, siis tahaks süüa, aga jama, aga mul oli juba hea, et mul see väike biopõleti kaasas on. Et juhul, kui gaas saab otsa või siis kui gaasiga midagi on, siis ma saan alati see on back-up nagu ahi väikene ja see ei võtta palju ruumi, ta on võrdlemisi mugav, ta on nõksa raske mingisuguste kaalu tagajajate jaoks, aga tegelikult väga-väga asendamata abimees. Muidugi praegune temperatuur võrreldes Kalmeõega. Soe on igal juhul, kui sa kõnnid. Selles mõttes, et praegu on hästi ilus kõndida selles suhtes, praegu on selline mõnusalt värviline. Silme eest tõmbas rämedalt kirjuks vahepeal, ma tundnudki, aga selline talvel matkamine on omaette teema muidugi. Natuke teised nüansid. Mis su riietuses oli? Matkapüksid, sellised soft shell enam-vähem kõik, nagu venig materjal, selline veits veider. Spandex. Jah, spandex. Avastasin ühe põnev asja, et minu üle tehakse, naine teeb kodus nalja, et ma tõmban vöö liiga kõrgele. 2 asja sellega seoses avastasin, et üks asi, kui ma tõmban need püksid hästi ülesse, kube ei hõõru, ja teine on see, et koti vöökoht, siis ta jääb mõnusamalt siia alla ja kott võib mõnikord vööd nagu suruda, et hakkab neid külgi nii väga valusalt hõõruma kuidagi naljakalt. Kui ma need nagu püksid üles tõstan normaalselt, siis seda probleemi ei ole. Ja punased on siis ohtlikud jäätmed. Matkamiseks ja seal tavapäeval siis oli mul see soe pesu jälle. Ja fliis on mul see pausi jaoks, eks ole. Lihtsalt mingisugune natukene villa ja mingi softshelli seguga selline jakk. Okei, muidu talvel ma kõndisin üldse selle kampsuniga ringi, aga see tundus natuke liiga raske olevat, et mõtlesin, et kapuutsiga väike jakk oleks võib-olla nagu asjakohasem. Ja need paganama kaelarätid, need ma kasutasin pearättidena, see on mul mingisugune haigus. Puff, jah, just. Et lihtsalt sellepärast, et mul ei meeldi, kui mul otsa ees higi on ja miskipärast mulle meeldib, kui mul kõrva otsad on veel natuke seal peidus, siis ei ole nii külm. Mitu komplekti sul kaasas oli üldse? Puffe? Ei üldse, riideid. See on mul magamisunivorm. Siis üks pikk pesu on vihmaga kõndimiseks. Mul on 2 pikad püksid kaasas ja mul on 3 soojapesusärki kaasas. Üks on isegi üks on kaitseväe see soble nii-öelda see. Et aga see soble, see märgub ja ta ei kuiva, see on tundub küll mingi ajateenistuse nostalgitsemisena, aga ei, see tänapäeva materjalid on ikka paremad juba. Mingid soovitusi? Keegi peaks seda matka nüüd ette võtma, poolt või tervet? Tasub vaadata ilma ja tasub nagu olla paindlik oma nagu planeerimises ja võimekuses. Ja minu kõige raskem päev oli teine, mõnel võib olla 3, mõnel võib olla 4, tont seda teab, eks ole. Ja hea soovitus on see, et kasuta enne kui sa lähed nagu teist ringi nagu aluspükse nagu kandma, kasuta ennem nagu
peaaegu kõik oma teised aluspüksid, kuivad aluspüksid ära ja siis hakka uuesti mine teisele ringile. See on nagu viimases hädas laias laastus. Enam-vähem jah, et sa säästad oma jalgu nii või seda kubet ja kubepiirkonda niivõrd palju, et see on seda väärt suvel või kui on natuke soojemad ilmad, et siis on võib-olla natuke veits mugavam matkata, et saad riided vähemalt kuivavad ära enam-vähem. Sest jah, ma arvan, et see on ka see, mis mul see teise päeva nii-öelda kõik asjad nagu ära lõõkas. Ma kasutasin teist päeva samu trussikuid ja siis läks pekki. Sudokreem on väga võrratu asi. Sobib väikelastele ja sobib ka meestele. Niit ja nõel on vaja kaasa võtta igal juhul. Nui 4. Niit ja nõel? Ja villiparandus. Et kui mingisugune vill jalga tuleb, siis see on nagu hädavajalik lihtsalt. Et kui vill jalas on, tõmbad selle nõela koos niidikeselt läbi ja jätad selle niiditükkigi sinna sisse. Imeb selle villi kuivaks sealt ja siis on järgmine päev põhimõtteliselt talutav kõndida. Ja laagrisse asendamatu. Head kerged, hea mugav jalga panna. Vahva eksirännak või rännak iseendasse, et julgen proovida vähemalt. Ise tead, kas rattaga või jalgsi. Kui aeg on, siis võtta jalgsi, siis on aega natuke rohkem ümbrus ka nautida. Natuke peabki vastik olema? Natuke peab halb olema, jah. Aga jah, selline pikad sirged on sellised, võivad olla demotiveerivad, aga samas ega sa sinna kaugusesse kogu aeg ei viitsi vaadata, pigem sa vaatad jala ette, et kuhu sa oma järgmise sammud või külje peale lihtsalt, et vaata, kuhu need kitsed jõppavad. Et järgmine plaan? Bussikardusse õhtuks Hiieveskile. Nad tahaks siia Lellesse jõuda vaata, siis on 38 kilomeetrit aegviitus on selline 2 päeva praeguse nagu tempoga. Ja see jällegi, kuna nii palju varustust ei ole vaja, siis saab päris nobene selle ära teha. Ja, kuniks sul on põlvini lumi. See on omaette lõbu.